aga ma siis võtan nüüd siit omakorda sõnasabast kinni, et see segamajandus pidi olema kõige problemaatilisem asi, mis meiega juhtuda saab 21. sajandil. Laias laastus, et riik sörgib turu ära ja turuosalised ei ole kuidagi võrdsed. Aga teisest küljest sotsiaaldemokraatia tihtipeale edendab just või seisab sellise segamajanduse eest ja see puudutab ka siis meie ühte seda arutelupunkti, et riigi roll majanduses. Et Heiki, kuidas Eesti sotsiaaldemokraadid näevad segamajanduse küsimust ja mis tuleks nagu täiesti anda turule kätte välja siis regulatsiooni osa? Kõigepealt ma tahan öelda, et me mingil juhul ei vastanda seda traditsioonilist tööandja-töövõtja suhe ei ole meie jaoks vastandlik, koostöösuhe. See koostöö on siis erinevates vormides, riigi tasandil, kolmepoolsed läbirääkimised, töötukassa, tööandjad, töövõtjad, riik, haigekassa, tööandjad, riik, patsiendid, nende seas ka töövõtjad, neile jaoks ei ole selline vastandumine. Pigem me ju olemegi eluaeg kommunistide käest sõimata saanud selle eest, et me oleme kutsunud üles koostööle ja koos tegemist. See on palju keerulisem kindlasti kui rusikatega vendida. Teiseks võiks ju ka nagu ninanipsu teha siin, et meie teatavasti kuulusime valitsusse, kes raudtee maha müüs ja Reformierakond sinna, kes sellega tagasi hoistus. Tegelikult on nagu nendes küsimustes sageli meie jaoks oluline võit, mille ühiskond saab. Kõige vast teravamaid vastuolukohti näen teemal näiteks haridus, kõrgharidus eriti, kus tõesti meie kindel veendumus on, et mida suuremal hulgal inimestel on lihtne ja kättesaadav saada haridus, seda parem. Ja tuleb võimaldada seda kõigile neile, ka neil, kelle võib-olla ei ole nagu need rahalised võimalused ei ole kõige parem. Et meie kindlasti oleks nõus maksumaksjaga rahaga tellima rohkem kohti kõrgkoolidest ka täna, kui me tänasse päeva selle asja tõime. See on vast olnud nagu kõige eredam nagu eripärane nagu aastate jooksul, kus see kõige rohkem välja tuleb. Teine meil kindlasti koht, kus me nagu päris Reformierakonna loogika järgi hoiaksime tulusolkijad nii-öelda kogu aeg pinna peal on siis avalik-õiguslik ringhääling ja tema suurus. Et me oleme veendunud, et peale kõige muu lusti ja lõbu võsareporterit ja mis iganes seal on, mina pean ütlema, et mina ei oska sealt midagi vaadata, mitte sellepärast, et mul on seda tark inimene, aga lihtsalt ma jään magama nende saadete juurde. Peaks olema ka ringhääling, riigi poolt korraldatud ringhääling, kes püüab anda seda pilti, mille pealt ei teenita. Ehk keegi, et kasutades siin seda Igori lauset, et see on see orkester, mis ise raha ei too, see ei ole Madonna. Tähendab, selline suurus peab kindlasti ühiskonnas olema, ma selle nagu ei saa. Aga miks ei saa? Sellepärast, et meil jääb siis sellest see pilt, ma ei tea, kas inimene, kes vaatab Kanal 2 uudiseid, teab, mis Eestis toimub? Eestis küll. Kas inimene, kes vaatab Kanal 2 uudiseid, teab, mis maailmas toimub? Mida see inimene üldse teab, mis maailmas toimub? Ehk keegi peab kuskilt ka selle meieni tooma. Mul ei ole lõppkokkuvõttes selle asja vastu ju midagi, keegi tahab, las ta vaatab seda, issand jumal. Selles mõttes ma olen ka demokraat, ma ei nimetaks seda liberaalsuseks, vaid demokraat. See on iga ühe oma asi, mis kanaliga vaatab. Aga keegi peab sellega meieni tooma. Et parem vaadaku vabariigi kodanikke. Kui ma tohin nii öelda. Aga muus majanduses
ma ei ole nii väga, meil on omad kindlad valdkonnad, mis on tingitud Eesti eripärast, mis võiksid olla nagu riigi kontrolli all, et energeetika. Meil on olemas riigiettevõtte Tallinna Sadam, kus riik lihtsalt korjab raha ja kogu see teenus on ammu erastatud, nii et keegi ei ole seda mitte kunagi erastatud. Ei ole mitte midagi enam, mida riik korratas. Kogu see töö on ammu juba operaatorite kaudu. Nii et sotsiaaldemokraadid ka mujal on väga rõõmsalt ja lõbusalt erastanud Euroopas ilma mingi valehäbita, leidnud, kus on see nagu see piir, et pigem nagu riigi sekkumine majandusse tõesti on reeglitega ja fair play reeglite loomisega turu osalistele. Riigi osa seisneb selles, et vaadatakse erinevaid huve, seadustega kaitstakse või luuakse eeliseid nõrgemale poolele, nii nagu tööturul näiteks, kus töötegija on töösuhete nõrgem pool. Nii et vast see, need on nagu need põhimõtted. Ma ei kujuta ette, ma ei tea, Euroopas ühtegi sotsiaaldemokraatlikku erakonda, kes arvaks, et näiteks tekstiilitööstus peaks kuuluma riigile, selliseid vist ei ole 4-50 aastat. Selline on vana ettekujutus sotsiaaldemokraatist. Selliselt pole kindlasti kuskil. Kui nüüd korra üldistada, siis mis me oleme saanud on ju haridus, mis on kättesaadavuse seisukohast oluline riigi poolt rahastada, millel on võib-olla omakorda mõjus sellele, et siin andekamad inimesed, kes on ka riigile võib-olla kõige kasulikumad, saaksid hariduse kätte. Meil on ringhäälingu hoidmine riigi käes, et tagada kvaliteet. Meil on energia, mis on strateegiline, siis julgeoleku seisukohast meie kontekstis. Ma usun, et see on see, mida Eiki mõtles. Ja siis meil on sellised head lüpsilehmad, mida ei ole ju põhjust käest ära anda, kui nad meile raha toodavad. Et nad ei tee, nad küll teevad riigi paksemaks, aga nad võimaldavad... Kui ma tohin ühe asja öelda, mina olen muuseas totaalselt selle mäletate, kunagi oli üks loosung, mis väga vingelt kõlas, kuna sellega nagu mingit pidi propageeriti erastamist kui sellist. Mina arvan, et riik ei ole halb peremees, riik ei tohi olla halb peremees. Ja eeldus, et riik on halb peremees, näitab seda, et ta ei saa üldse mitte midagi hakkama. See on nagu mõttetu riik. Et kui riik on kuskil peremees, peab ta olema samasugune peremees, nii nagu iga teine peremees. Et siis võttes neid on arvestada, et sellised mõistupärased põhjused, miks me neid hoiame riigi käes, kuidas neile vastanduda? Me tuleme kohe selle juurde tagasi enne seda, kas riik on hea peremees või halb peremees. Tähendab, me lähme siis ühte sfääri, millega ma olen elus 30 aastat kokku muutunud, kus juures just nimelt tegutsedes selle sfääri kõige madalamal tasemel, see tähendab kõrgkooli professor. Vaadake, asja on selles, et lihtsalt, eks ole, meil peaks nagu haridusministeerium igasugust asjadega tegelema. Eestis haridusministeeriumis on ametnike 318 see, mis nad ametlikult ütlevad. Lisaks sellele nad varjavad tasakesi ära Archimedesse nüüd asjad, nad on 284 haridusametnik. Sihtasutus Archimedes eelarve 1,5 miljardit, millest Eesti paneb 416 miljonit, mis on see kaasfinantseerimine, muu hulgas kulutuste liigid, eesti keeles strateegia rakendamine 27 miljonit. Mõelge, mis te selle rahaga teha saate. Ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks vene õppekeelega gümnaasiumis. Jutt on sajakonna õppejõu õpetamisest ja olemasolevate õpikute kooslustöögi 45,6 miljonit. Kõige luksuslikum kalkulatsioon koos sotsidega piisab ühest. Praegu tagastab iga pool aastas 7000 krooni õpilase kohta, sest seda raha ei ole võimalik kasutada. Teaduse populariseerimine, Valve, see on meile. Teaduse populariseerimine 2 miljonit. Ühe sõnaga siis anna see raha lihtsalt teadlastele kätte, saavad iga üks puudele õlu. Teadust 2 miljoni eest ei ole võimalik ei populariseerida ega kompromiteerida. 2 miljoniga ei ole teadusega võimalik üldse mitte midagi teha. No ja nii edasi, nii edasi. See on riik, milline peremees ta on. Läheme edasi.